Me oleme eelnevatel 3 pühapäeval olnud Ruti raamatus ja täna minu eesõigus on võtta see raamat kokku 4. peatükis. Üleüldiselt ma tahaksin ikkagi minna tagasi ja korraks mõelda ja kokkuvõtlikult vaadata, mis see Ruti raamat siis on, kes mõned siin ei ole üldse käinudki ja kuulnud Ruti raamatust. Siis Ruti raamat mõnes mõttes hakkab Elimeleki looga, kus siis mees või pereisa Elimelek kogeb nälga Betlemmas ja rasket aega ja nad lähevad, tema siis otsustab oma pere heaolu mõttes üljata Iisraeli rahvas mingis mõttes ja minna otsima õnne siis võõralt maalt ehk siis Moabi maalt. Kui me mõtleme üldkontekstis, siis Jumalale pigem ei olnud meelepärane, et inimesed lähevad ala tagasi Egiptusesse, kui me kõrberännakut meenutame, siis seal ka mitmes kohas kõrberännakus siis Iisrael tahtis minna Egiptusesse tagasi just raskuse pärast ja leiva häda pärast, siis nad tahtsid head toitu saada, aga Elimelek siis siin otsustab, et ta ei kannata koos teiste rahvaga, vaid läheb ja võtab oma pere kaasa, Noomi siis, oma naise ja 2 poega. 2 poega siis abielluvad 2 Moabi naisega. Kõik tundub väga tore, aga siis Elimelek sureb ja siis surevad ka mõlemad ta pojad. Kui me mõtleme, mida siis Elimelek tegi, ta viis oma pere võõrale maale, esiteks Moabi maale, mille Jumal ütles, et on üldse täiesti välistatud tulema Iisraeli kotta kuni 10. põlveni, ei tohi tulla ükski Moabiit issanda kotta, tema läheb Moabi maale ja võtab endale Moabi oma siis poegadele Moabi naised, keda ka ei tohtinud võtta, sest Iisraelilasel oli õigus võtta usu nii-öelda abikaasaks Iisraeli naine ja see oli pigem Jumalale mitte meelepärane, kui sa võtsid võõramaalase, eriti veel siis, kui sa elasid võõral maal ka. Kuigi kogu selle juures tundub, et Noomi oli ustav jumalakartlik naine, kes hoidis oma pärimust või seda usku oma südames elusana Iisraeli Jumala vastu, kuigi otse kui meil ei ole kindlat kinnitust sellest, aga tunduks nagu mehed siis oleks hülgamas seda usku ja viimaks valesse kohta, aga me täpselt seda ei tea, see on oletus. Aga Noomi tundub, et on andnud nii palju seda kuuldust edasi, et Rutt, tema siis minija, kes siis alles jäi, tundub Noomi nii meeldivat ja see Iisraeli Jumal nii meeldivat, et ta ütleb, et tema tahab tulla nendega koos ja sellest me kuulsime ka ja siis nii Rutt otsustab võtta siis Iisraeli Jumala enda Jumalaks. Ja see on põhiklausel, mida me peaksime meeles jätma, et Rutt ei tule Moabi naisena, mõnes mõttes ta on lihalikult Moabi naine, aga ta ei tule nende ebajumalatega Iisraeli tagasi, vaid ta tuleb siis kui uue usklikuna või siis selle inimesena, kes siis on võtnud Iisraeli Jumala enda Jumalaks või siis Noomi Jumala enda Jumalaks. Ja nii nad tulevad tagasi ja kuna on tegemist 2 lesega ja on selline kultuur, kus on tegelikult päris raske naistel üksi hakkama saada, mitte nii nagu meil täna siin Eestis, vaid pigem on väga patriarhaallik kultuur. Ja selles kontekstis naistel oli üldse väga raske. Õnneks Jumal oli mõelnud leskede peale Tooras ja andis ka seadused leskede ja vaeste kohta ja nii siis Noomi annab Rutile nii-öelda nõu või suunab teda siis minema süüa korjama neile põldudelt, sest neil oli vaja süüa, nad ei saanud minna Rimmi või kuhugi mujale Selverisse süüa ostma, vaid nad pidid seda reaalselt pingutama selle jaoks ja ei olnud ka sellist pensionisüsteemi, et mulle nüüd riik maksab mulle pensionikindlustust või mis iganes abirahasi
vaid ta pidi reaalselt minema tööle ja Rutt oli väga tubli. Kui me selles vaatame teises peatükis, siis me näeme täna, kui meil on ka naistepäev, eks ju, siis palju õnne kõikidele naistele, olge rõõmsad. Aga Rutt ka selles kohas on nagu väga eeskujulik naine. Ta läheb ja teenib oma ämma. Ja ta teeb nagu reaalset tööd, ta läheb korjab siis neid samuseid viljapäid, mis jäid korjajatest järgi, mida siis Iisraeli seadus Jumal oli ka käskinud jätta järgi ja ta satub Boasi põllule ja teeb tööd siis nendega koos ja ta jääb Boasile kohe silma. Rutt võis sellel ajal olla kuskil 25–35 aastat vana noor naine. Ja Boas, kelle põllule ta läheb, tema võis olla sellel ajal 50–80 aastat vana, väga võis olla pigem. Me seda täpselt ei tea, kas ta oli või ei olnud, aga seda ta võis olla. Ja Boasile jääb Rutt silma. Siis see Ruti lugu nagu läheb järsku üle selliseks armastuslooks. Ja tundub, et Noomi siis annab ka nõu, sest nende maa vajab lunastamist. Ja mis see lunastamine tähendab? Noomil oli esiteks vaja kuskil elada, tal oli maa olemas, me võime sellest kirjast näha 3. peatükis, et tal oli maa enam-vähem kus olla või kellegi juures siis ööbida või mis muud. Aga mida tal polnud raha, tal polnud hooldajad, tal oli kõik see häda, tal oli lein, eks ju, nii nagu ta ütles ka, kui ta teisest peatükist tagasi tuli, et tema on Maara, ehk siis see tähendab seda, et ta on kõik see kurbus ja häda ja kõik see on tema peale ja Jumal on ta otse kui maha jätnud, aga nii see tõesti, nii ta arvas, aga me nüüd näeme, et see nii päris ei olnud. Aga selleks oli vaja tal leida siis lunastaja, Kalel, ehk siis, et saada välja sellest raskest olukorrast ja nüüd ta nägi läbi Ruti tegevuse, et ta jäi Boasile silma, Boas oli ka üks nende perekonna lunastajatest ja siis Noomi nõu järgi siis ta annab Rutile siis selle soovituse või nii-öelda käsu, et tee nõnda, mine siis Boasi juurde ja palu temalt seda armu, et ta võiks olla meie suguvõsa lunastaja. See eeldas siis, mida see lunastamine tähendas. See tähendas seda, et ta siis pidi Noomilt ostma ära tema põllu, võtma naiseks siis tema mini ja siis sünnitama siis Rutile poja, kes siis saab Elimeleki pojaks, ehk siis Elimeliku nime edasikandjaks, kes siis jätkab nende suguvõsa nime. See oli seadus, seda me lugesime eelmine pühapäev 25. Moosese siis raamatus, me sinna täpselt ei lähe, aga seal on täpselt kirjas see seaduspärane tegevusviis, mida siis oli vaja järgida. Meil siis nüüd jõuame sinna kohta, kus Boas siis on väga üllatunud Rutist, et ta tuleb tema juurde ja kiidab teda. Miks ma siin enam mõtlesin, et Boas on vana, siis ta ütlebki, et Rutile, et sa ei ole, et õnnis oled sina, kes sa oled siis tulnud otsima mitte noorte meeste juurest, vaid oled tulnud minu juurde. Ja samamoodi mitmes kohas, kui me loeme, siis Boas tegelikult kutsub teda tütreks. Et sellest me võiksime seda vanusevahet seal nagu kogeda, et see võis olla midagi sellist. Ja miks just 50+, sellepärast ka, et kui me näiteks mõtleme Uute Testamenti tagasi, siis Jeesusel ka mitu korda heideti ette, et sina pole veel 50-ki, aga juba oled Abrahami näinud ja kõike muud. Et juutide jaoks 50 sa enam-vähem said mingi staatuse. Ja Boasil oli kõik staatus olemas. Boas oli auväärt mees Iisraelis ja selles kontekstis ka. Aga üleüldiselt, kui me vaatame Ruti raamatut, me eelmine kord kuulsime ka, siis see on kohtumõistjate raamatu ajajärgus ja selles kohas ei olnud kuningat Iisraelis ja inimesed tegid
nii nagu kohtumõistjate raamat räägib, et nad tegid nii, nagu nad ise arvasid, et kõige õigem on teha enam-vähem. Kuigi neil oli olemas Toora, kohtumõistjate raamatu algab ju ja lõpeb Joosuaga, kui te teate Vana Testamendi lugusi, suured usu eeskujud ja nüüd on otse kui nagu rahvas pilla-palla ja siin tegelikult nad ei olnud pilla-palla, aga nad käitusid nagu nad oleks pilla-palla, et nad ei järginud Jumalat, aga tundub, et Boas ja see koht, kus kohas nad olid Petlemmas, siis nemad üritasid Jumala seaduse ja järgi toimetada just nendes kontekstides ka, et oli olemas mingisugune kindel kriteerium. Ja nüüd me jõuame sinna 4. peatükki siis, kus Rutt palub, et Boas lunastaks nemad või siis võtaks ennast talle naiseks enam-vähem või avaldas nii-öelda armastust mingil määral Boasi vastu, ütles, et ma olen valmis sinuga abielluma, mis on meie kultuuris huvitav, aga ma arvan päris põnev ka mõnes mõttes, et noormeestel ma mäletan ise, et oleks päris palju lihtsam olnud, kui naine oleks tulnud küsima. aga see selleks. Ühesõnaga, Rutt seda teeb. Ja Boas on meelitatud sellest ja nüüd me jõuame 4. peatüki. Alguses ma siis võiksime korraks minna ja süveneda sinna, mida siis Boas teeb. Ja mida Boas võiks teha esiteks? Boas võiks teha niiviisi, et ta ütleks, okei, Rutt, väga tore, et let's go, no hakkame siis elama abielulu. Et võta ma maksan siis Noamile neid iga õhtu, nii nagu ta selles 3. peatüki lõpus annab selle kotitäie vilja, eks ja ma annan iga õhtu selle kotitäie vilja. Elame siis niiviisi, et võite minu juures siin elada või midagi sükest. Boas ei tee niiviisi. Aga eestlased paljud teevad niiviisi sellises olukorras ja taolistes olukorrades nad ei käitu nii, nagu peab käituma, vaid nad käituvad nii, nagu nad ise tahavad käituda ja sellepärast see Ruti raamat selles kontekstis, kui me mõtleme tagasi, et see oli kohtumõistjate ajal, siis see on väga eriline käitumine Boasi poolest, et tema mitte ei taha lihtsalt kooselu või lihtsalt kuidagi Rutti endale, mis iganes, naiseks võtta või liignaiseks võtta, vaid ta tahab seaduse järgi käituda. Ja nii ta siis tahabki, aga tal on üks probleem seaduse järgi käitudes, on see, et on üks teine lunastaja tema ees. Ehk siis keegi, kellest Piibel räägib, kellel on siis eesõigus ja kus see eesõigus tulebki sellest, et järelikult see oli lähem sugulane Boasile siis Elimeleki ja siis Elimeleki poegade poolt. Ja nii ta teeb. Ja kui me siit lugesime ka, siis ta kutsub esiteks, läheb linnaväravasse. Linnavärav oli selline koht, kus mõisteti siis kohut, see oli seal tehti kõiki suuri asju. Linnavärav oli nagu linnakeskus ja me täna võib-olla teeme väga palju Eesti riigis nii-öelda e-ametis ja kõik internetis ja istud oma kodus ja teed oma asju. Aga seal tehti linnaväraval või siis avalikus platsis, sinna tulid inimesed kokku, seal tehti ostmist, müümist, seal mõisteti kohut, seal mõisteti õigust, seal tehti tehinguid. Ja nüüd Boas siis lähebki sinna linnaväravasse ja näeb seda lunastajat ja ütleb talle, et näe, tule istu siia maha ja siis ta võtab ka tunnistajad. Ta teeb kõike väga täpselt ja väga filigraanselt ja ta kutsub 10 linnavanemat tunnistajateks ja siis ta ütleb, et näe vaata, Noomi tuli tagasi. Ja Noomil on tegelikult praegult päris raske. Ta on lesk. Mees ja pojad on surnud ja nüüd tal on ka tegelikult nagu tahaks eluga edasi minna, tahab süüa saada, et vaata, tal on siin põld, Elimeleki põld. Ta tahab selle ära müüa. Kas ostaksid selle ära? Siis ta saaks raha ja saaks süüa osta ja kõik muud värki. No, mõnes mõttes tundub väga loogiline asi, mida ta siis teeb siin selles olukorras. Ja lunastaja ütleb, üks põld, väga hästi saan, kiiresti kätte, mul raha on, eks ju.
ja Iisraelis ei olnud maad väga nii lihtne osta, sellepärast et see oli suguvõsa pärandi järgi käiv maa, see ei olnud nagu, see ei olnud nii sama lihtne kui meil täna on, kuigi see täna pole ka nii lihtne. Aga igastahes, ja ta on nõus siis võtma Noomi põllu ja maksma talle raha, aga siis Boas kõikide tunnistajate ees ütleb, et näe vaata, aga sellele läheb üks aga juurde, vaata Mooseses on meil öeldud, et sa pead ka surnu mehe nime jätkama ja selleks võtma siis Moabitari Ruti, just Moabitari Ruti endale naiseks. Ja see mõnes mõttes selle lunastaja hirmutas ära ja ma arvan ka põhjusega hirmutas ära, kuigi, sest tema jaoks oli see nagu, no prooviks natuke mõelda talle leebemalt, kuigi ma arvan, ta selles mõttes, kui ta oleks aumees olnud, siis võib-olla ta oleks mõelnud selle peale rohkem, aga ta ei mõelnud selle peale liiga palju, aga samas see oli piisavalt hirmus ka, sellepärast et keegi tuleb su juurde, et näe vaata, nüüd saad Moabitarist naise endale. Iisraelis ei tohi Moabiiti võttagi endal naiseks, veel vähem siis, mis ta siis võis mõelda, et kas ta siis templis võiks käia või või käia enam, ei teagi täpselt ja kõik need küsimused ja mis siis rahvas minust arvab ja kõike muud. Kuigi Rutt ja Noomi olid selle linna inimeste seas au sees. Ja ta siis ütleb, et ta keeldub sellest lunastamisest ja ta annab selle lunastamisõiguse siis Boasile edasi ja selleks ta siis, Boas seda ka ütleb, et tema võib seda teha, kui sina sellest loobud ja siis ta sellest loobub ja Boas siis ta annab selle lepingu täheks siis Boasile oma sandaali ja Boas sellega siis õigusega rahva ees siis ostab ehk siis maksab raha Rutile selle Elemeleki põllu eest ja võtab siis Ruti endale siis abikaasaks. Ja selle tingimusega, et esimene laps, kelle tema saab, ei ole mitte tema enda laps, vaid siis see on Elemeleki laps ja tema taastab Elemeleki soo pluss see põld, mille ta ostis, ta annab ka sellele pojale ja see põld saab tema pärisosaks. Lisaks veel ta annab ka kõike muud varju ja jõudu, mida ta enda siis suguvõsale veel jagab. Nüüd, see on huvitav küsimus, sest siin võidakse eeldada ja juudid ka pärimuses eeldasid, et Boas ise, kui me räägime nüüd Boasist, kui mitte siis praegult sellest sügavas tähendlikus vormis, vaid siis kui Boasist endast, siis Boas tegelikult võis olla lesk arvatavasti, sest see on väga vähe tõenäoline, et ta ei olnud abielus ja ta etsa võimalik, et tal oli ka lapsed endal olemas. Sest see oli normaalne tollases keskkonnas ja kuidagi Boasi ei peetud vaeseks, leseks või mis muud, ta oli pigem auväärne inimene, eks siis ta oli oma elu hästi elanud, arvatavasti tal olid teised lapsed, teised pärijad ja see teeb selle loo nagu eriti huvitavaks. Miks Ruti raamat sellest ei räägi, on sellepärast, et see ei ole selle loo fookus. See on nagu kõrvaline põige Boasi poolt ja mõnes mõttes Boas on siin küll selle Ruti raamatu peategelane tegelikult nagu kõige tähtsam tegelane, siis ometi, kui me mõtleme tagasi nagu Boasi elu peale lihtsalt, milline siis Boas võiks, või mida Boas võis tunda või näha või kuidas Boas sai Jumala nagu tröösti selles kõiges, mida ta tegi. Esmalt see, eks ju, et arvatavasti, kui me eeldame, et ta oli lesk, siis Jumal mõtles tema peale vanas eas ja andis talle siis nii-öelda see värskuse siis Rutis uue siis või nagu mitte küll enda poegasi, aga Elemeleki poja ja selle võimaluse siis tunda armastust
Et Jumal isegi sellises olukorras Boasi põhjal nagu tuli vastu või nägi seda heaks. Aga see ei ole kindlasti see nagu loo põhifookus. Aga ennem kui me selle fookuse juurde lähme, siis ma tahaks natuke, me mõtleksime Jumala plaani nende inimeste põhjal, eks ju. Et lõpp siis ongi see, et siis Rutt sünnitab, saab Obedi ja Obedist tuleb kuningas, võiks öelda. Aga kui me mõtleme näiteks Noomi peale, Noomi elu mingis vaates me võime vaadata, et oli nälg, oli raske, mees suri, lapsed surid, läheb tagasi, on lesk, ei saa süüa, peab korjama, kerjama, kurb ja nüüd lõpuks tema elu nii-öelda lõpp on see, et Obed istub tema süles ja Jumal on lunastanud tema, Jumal on valmistunud temale lahenduse tema elu jaoks. Nüüd vaatame Rutt, Moabiit, mõnes mõttes võib-olla Moabiidina ta alguses ei tundnudki midagi halvasti, aga hiljem läbi Noomi sai teada, et tegelikult see Moabi ebajumala teenistus, Moabid ohverdasid nagu lapsi paalidele ja tegid igasugust jäledust. Nad olid kõlvetud inimesed nagu selles mõttes meie mõistes, nende enda mõistes nad võib-olla olid tublid, aga Noomi andis selle selguse Rutile ja nüüd Rutt, kes tuleb välja sellest Moabi rahvast ja oma südames saab Iisraeliidiks või siis iisraellaseks või tahab saada vähemalt järgida seda Jumalat, siis nüüd Jumal lunastab tema ja mõnes mõttes selle kurbuse, et oma mehed on matnud, saab ta üle siis läbi selle Boasi ja ta saab lapsed samamoodi, mida tema oma mees ei suutnud anda, sest lapsed olid tollal õnnistuseks, ta on täna ka. Tollal oli eriti seda rõhutati, täna rõhutatakse vähem, meie tahame karjase kogudusega rohkem rõhutada, lapsed on õnnistuseks. Ja nüüd Jumal annab Rutile selle õnnistuse läbi Obedi, samamoodi nagu Noomile. Ja nüüd me näeme, meil on üks inimene veel seal, kes on siis see lunastaja, ehk siis see, kes seal õigupärane lunastaja peaks olema, tema elu vaataks ka korraks ja mõtleks läbi. Tema nagu, mis teda kõige rohkem huvitas, teda huvitas tema enda nime säilimine, tema enda nime nagu edasikandumine ja au, mida ta võis anda edasi siis oma lastele, aga mida ta saavutas, kui me täna aastatuhandet edasi reaalselt loeme seda 4. peatükki, siis me isegi ei tea tema nime. Me teame, et ta oli üks mees ja me ei tea, kes ta oli. Ehk siis tema tahtes säilitada oma suguvõsa, oma nime, oma enda jõuga, ei suutnud seda, aga ometi Boas, kes siis oli selles mõttes allaheitlik ja oli valmis seda tegema, tema suutis ja on täna siin. Aga mis võrdumi me võiksime sellest leida, üldse terve see Ruti lugu, see on lugu mõnes mõttes Boasist kui lunastajast, kui sellest mehest, kes tuleb ja lunastab ja ta ei tee seda lihtsalt niisama, vaid ta, nii nagu me ennem rääkisime, ta järgib piinliku täpsusega seadust, ta kutsub need külavanemad vaatama ja ta mitte ei tee ka seda, ta annab ka eesõiguse teisele lunastajale, tuleb, mis tuleb, ta ei ole nagu, ei käitu nagu pöörane armunud noor, kes siis unustab kõik asjad, kui ta armub. Me näiteks selles kohas võiks näha seda, et kuidas ma ei saa, näiteks võime tuua paralleeli meie siia ellu, meie tänapäeva näiteks, kui kristlasest mees leiab siis maailma tüdruku ja siis armub temast ära, siis
väga paljud võib-olla siis mõtlevad, et see ongi okei, ja küll ma räägin talle evangeeliumi ja kõike muud, äkki ta pääseb, aga võib-olla ei pääse, vahet ei ole, mul on armastus nii suur, et me peame ikkagi, mulle sobib nagu. Aga Boas ei anna sellist eeskuju siin, ta ütleb seda, et kui see lunastaja tahab lunastada, siis ta lunastagu. Ja meie samamoodi, meie Uues Testamendis, nagu Paulus ütleb, meil on õigus võtta kaasaks usuõde, mitte siis uskmatu mees või naine, et see on meie see on üks lihtne praktiline näide sellest, kuidas Boas on valmis oma nii-öelda armastust või armumist või tundeid või emotsioone maha panema selle pärast, et mis juhtuks, et Rutt ja tema pere Noami saaks lunastatud, et Iisraelis jääks Elimeleki nimi alles, et see perekond ei sureks välja, et neil oleks hea. Ehk siis ta paneb enda heaolu maha nende heaolu eest. Ta on valmis seda tegema. Ta on valmis andma ära Ruti teisele lunastajale õiguslike määrade pealast. Ja nüüd me täna, kui me võrdleme nüüd, kes siis mida Boas esindab, et kui me mõtleme sellel tagasi, siis see Boas kui Galel, kui tõeline lunastaja on tegelikult meie Uue Testamendi kristlastega näeme, et see Boas on Jeesus, Jeesuse võrdum siis. Et Jeesus on kui suur ja imeline Boas, et ta on imelisem Boas, nii nagu Charles Spurgeon ka ütles, et Jeesus on suur Boas nii-öelda või imeline Boas. Ja ta kannab seda Boase rolli, nii nagu Boas tegi kõike seaduslikult, nii Jeesus tegi ka kõike seaduslikult. Mis see seaduslikult tähendab siis seda, et ta tuli maailma, sündis läbi naise, eks ju, ta ei tekkinud lihtsalt niiviisi. Jumal oleks võinud meie lunastusele mõnes mõttes samamoodi teha. Mõelge selle peale, et Jumal tahtis meid lunastada, ta oleks võinud või ütleme, patu probleemi lahendada, ta oleks võinud lihtsalt teha niiviisi. Kõik kadusid ära, ma hakkan otsast peale. Keegi ei tea. Läbi. Uued inimesed, kõik vana on möödas, midagi ole. Jumal oleks võinud lihtsalt nii teha. Ta oleks võinud mõnes mõttes nagu saatana lihtsalt kustutada, keegi oleks saanud süüdistada valitud, nii nagu Jumal sõna ütleb, et saatan on nagu süüdistaja ja tagakiusaja, eks ju. Et ta võiks lihtsalt öelda, et näe, saatan nüüd enam ei ole, nüüd on kõik teistmoodi. Ta oleks võinud, Jeesus oleks võinud tulla lihtsalt 33-aastaselt maha maa peale, lihtsalt inglitega, ta oleks võinud nii ka teha. Ja siis öelda, et näe nii, minu lapsed on lunastatud, sellepärast, et ma ütlen nii, või siis mis iganes muul põhjusel. Aga mismoodi Jumal lunastusplaani tegi, ta tegi seda piinliku täpsuse seaduspäraselt. Ja kuidas see välja nägi, oli see, et Neitsi-Maariast naisest sündis just Neitsi-Maariast, ehk siis käsualt, vabalt, ehk siis ilma nii-öelda selle seadusliku riknemuseta sündis Jeesus, kes elas oma elu täiuslikult, puhtana, armastades Jumalat kõigest oma südamest, hingest, meelest ja vaimust, oma ligimest nagu iseennast, kogu oma elupäevad ja tehes head, mitte provotseerides, et nüüd tulge tapma mind ära, vaid rääkides Jumala riigist, Jumala kuningriigist, mis on tulemas, kõike seda head meeleparandusest, tagasipöördumisest, Iisraeli soo ülesehitamisest, uuest kuningriigist, eks ju. Kõike, mida Jeesus tegi, ta tegi põhjendatult ja põhjusega. Ta kannatas seda raskust, mida meie oleme kannatanud. Meie puhul nagu see sündimine alguses iseenesest, kui sa sünnid, ei tundu väga suur raskus. Välja arvatud see sünnitamisprotsess, eks ju, aga mõtlen sina, kui sa beebi oled, eks ju, ja saad aru, et nüüd ma olen beebi, olen siin maailmas, ei tundu väga suur. Aga Jumala jaoks, kes ei ole kunagi olnud selles lihas, nii nagu Jumala sõna ütleb ka, et ta võttis me orja kuju enesele, meie kuju, ta sai meie sarnaseks, võttes selle orja kuju, võttes selle inimliku kuju, siis see oli juba üks ja ainult see, et ta sai inimeseks,
ja võttis selle lihakuju, oli juba Jumala jaoks suur alandus. Ehk siis see oli juba väga suur žest või suur asi, mida ta tegi. Pluss, lisaks sellele ta lihtsalt ei olnud, nagu me oleme võib-olla mõned superkangelaste filme näinud, kus superkangelane lihtsalt läheb ja teeb kõike seda, mida ta ise tahab ja lööb kõik mättesse, kes talle ei meeldi, eks ju. Jeesus ei käitunud niiviisi, kuigi ta oleks võinud samamoodi teha, kõik oma vaenlased lihtsalt nipsuga, mis iganes, ära hävitada ja teha ainult seda, mida tema nagu otseses tahtes võiks tahta, kuigi ta tegigi seda lõpuks. Ehk see lõppkokkuvõttes oligi Jumala hea plaan, mismoodi Jumal siis teeb meie lunastust ja Jeesus samamoodi nagu Boas või Boas nii nagu Jeesuski, ta kandis kõiki täpseid vahendid ja mis need veel täpsed vahendid oligi see, et Moosese seadus nõudis ohvrit, nõudis seda, et veatu ohvri tal peab surema. Nii Jeesus samamoodi sai ohvriks ja suri, nii nagu ohvri tal pattude eest ja nii ta suri ja mitte ainult ei surnud, vaid ta tõusis ülesse ja temast sai lunastaja. Ja mida ta siis lunastas? Ta lunastas meid ja siin on jälle Rutt nagu meie võrdum, tema, kes oli mobiit, meie, kes me oleme eestlased. Kui te teate, et siis eestlased ei võinud tulla Jumala kotta. Meie oleme samasugused paganad nagu mobiidid või siis kes teised amalekid või muud kaanallased. Meie samamoodi ei võiks tegelikult tulla Jumala kotta lihtsalt meie nagu eestlastena, aga tänu sellele, et Jeesus on lunastanud meid ja ostnud meid ära oma verega ja teinud nagu kõik seaduspäraselt, tänu sellele me võime tulla täna siia kotta Jumala ette ja sellesse hetke kõigi tema pühade inglite ette ja kummardada teda sellel hetkel siin. Ja see on ainus põhjus. Rutt ei saanud tegelikult mitte midagi teha, et Boas seda lunastaks. Boas oleks võinud ütelda ei lihtsalt. Aga Boas tegi seda. Samamoodi meie ei saa mõnes mõttes mitte midagi teha, et Jeesus meid lunastaks. Mida me saame, eks me saame hüüda tema poole ja seda me selles maailmas teeme ja hüüamegi, kui me ei ole kogenud lunastust issandas. Aga tema on valmis lunastama ja on lunastanud oma koguduse. Ehk siis, ja mida see lunastus siis tegi? Boasile ta andis Rutile seadusliku õiguse olla Iisraeli naine siis. Ehk siis ta sai õiguspäraseks Iisraeli liikmeks. Ta sai endale õiguspärase järeltulija, kes kandis nii-öelda selle õige Iisraeli sugu nime. Ta sai mõnes mõttes läbi Boasi lunastuse siis selleks õigeks ja meie samamoodi. Kui Jeesus on lunastanud meid, siis ta on ostnud meid oma pruudiks kogudusena ja ta on andnud meile õiguse olla nii-öelda Jeesuse pruut või nii-öelda kuninga pojad ja tütred. Et me oleme saanud läbi selle lunastuse Jumalale ligipääsu, Jumala juurde, mida meil ennem ei olnud. Ja seda meil selles mõttes, et see ei ole nagu iseenesest mõistetav asi, mida me peaksime arvama, et me väärt oleme. Me ei ole seda väärt, me keegi ei ole seda väärt, aga Jeesus, olles täiuslik Boas, lunastas meid ja maksis hinna, nii nagu Boas maksis raha ja kõike seda muud, mis ta võttis enda peale, andes Obedile nime ja kõike muud, siis nii tegi Jeesus ka. Kui me vaatame siin selle peatüki lõpu poole, on nimed. Esiteks, siin üks huvitav asi siin on see ka, et naabrinaised nagu kiidavad siis seda Noamit, et Rutt on tal ikkagi väga tubli ja väga hea ja nad ütlevad Ruti kohta, et tema saagu Lea ja Raheli sarnaseks,
kes on teinud Iisraeli enam-vähem, siis need sõnad mõnes mõttes nagu tunduvad siin nagu lihtsad, aga mõtle, kui te ise oleksite selles hetkes, nähes seda lugu nagu valmis saamas, et Boas on Ruti endale seal naiseks võtnud ja siis teie oleksite need naabrinaised ja ütleksite neid sõnu, siis mõnes mõttes, kui me tahame natuke seda, see võib-olla on natuke liiga karismaatiline, aga meie võime mõelda ikkagi seda, et meie sõnadel on tähendus, mida me räägime. Et see õnnistus, millega nad õnnistavad siin Rutti, tegelikult, kui me täna näeme otse ja lõppu, eks, ja siis me näeme, et Jumal tegelikult seda õnnistust ka kasutas, et nad, Rutt saigi suureks ja temast põlvesid kuningad, pluss temast põlves ka Jeesus, et kuningate kuningas, et ta sai tõesti suureks, nii nagu nad ütlesid siin. Ja kui me seda viimast lõppu seal näeme, siis me näeme, et sellest Obedist tuli siis Iisai ja Iisai oli Taaveti isa siis ja Taavet oli siis kuningas. Iisraeli suurim, välja arvatud Jeesus, aga Iisraeli suur kuningas. Üks suuremaid kuningaid siis, ütleme niiviisi. Üks huvitav fakt selle kõige juures on see, et kui te teate, siis Boasi ema oli Rahab, mis on minu arust väga huvitav, sest kui te mõtlete siis selle samuse Joosua raamatu peale, kus Joosua hakkab vallutama seda samust Kaanani maad, siis seal on üks hoor nimega Rahab, kes siis varjab neid samuseid maakuulajaid ja nüüd tema siis on Boase ema, et see on nagu see aeg nagu liikus edasi sealt ja siis sa mõtled, et nüüd sa oledki selle Ruti raamatu selles Rahabi eluloos mõnes mõttes. Ja nüüd, kui me lähme Mattiuse esimesse peatükki, eks ju, ja Mattiuse esimeses peatükis me näemegi seda täpselt seda samat lugu lahti rullimas, kus ta siis, esimene peatükk ja 4. salm. Ja siit Nahosile sündis Salma, Salmale sündis Rahabiga Boas, Boasele sündis Rutt, Rutiga Obed, Obedile sündis Iisaia, Iisale sündis kuningas Taavet, Taavetile sündis Uuria naisega Saalomon ja Saalomoni sündis Rehabeam. Et siin on terve veel need nime sees ja nimesi taga, eks ju. See algab üldse Peretsist, eks ju, kes oli siis üldse Petlemma linna nende asukate siis üks esisa Juuda soo, kui te teate Peretsi ja Taamari lugu, siis see on väga, väga huvitav ja võigas lugu, kuidas Juuda üldse käitub. Ja nüüd me näeme, et see kõik on siia Jeesuse sugupuusse vandud. See esimene peatükk on nimed, eks ju, väga paljud inimesed, kes seda Mattiuse esimest peatükki loevad, nad lihtsalt loevad selle üle, et ta on mingi nimede rida. Aga kui te mõtlete reaalselt, siis siin see on mõnes mõttes üks huvitav või hea näide sellest, et tegu ei ole muinasjutuga. Esiteks, nende inimeste elud, kellest siin räägitakse, on päris inimesed. Ja need päris inimesed, kui te vaatate nende lugusi, nad ei omanud ilusaid nagu elusi, nad ei elanud nagu isegi ei saa kuningas Saalomoni kohta ei saa seda öelda, nad ei elanud nagu Joosa, ütleme niiviisi, et Joosa pigem elas päris hästi, et nad pigemini kõik tegid midagi väga valesti, näiteks Juuda siis läks Taamari juurde, arvates, et ta on hoor ja saab siis selle Peretsi ja nüüd me näeme, et see Perets on siin Jeesuse sugupuus ja temast tuleb see. Siis me näeme seda hoor Rahabit, eks ju, kes töötas hoorana Jeriko linnas. Nüüd temast läbi usu on saanud Jeesuse üks siis Boase ema, ehk siis üks see, kellest Rutist ja Boasest tuleb siis Jeesus. Nüüd me näeme siis seda Mobiidist Rutti, keda me oleme täna ja nendel eelnevatel pühapäevatel rohkem analüüsin. Tema, kes ei ole üldsegi mitte
iisraellane. Et see ja siit edasi ka, eks ju, kui me näeme, et Iisraeli sündis kuningas Taavet ja Taavetile sündis Uurija naisega Saalomon, eks ju, mida värki nagu. Uurija naisega sündis Saalomon, et ei sündinud mingisuguse kellegi teise naisega, et Uurija naisega, eks ju. Et kui te teate Saalomoni lugu ka, et Jumal ei ole nagu päris elu kinni katnud selles Mattiuse esimeses peatükis. Mõni võib öelda, et mis kuningas saab tulla niiviisi, aga see saab tullagi läbi selle lunastuse, mida Jeesus ise tegi. See, et Jumal ongi lunastaja, ta võtab patused inimesed ja annab neile hingamise. Ostab nad lahti ja teeb neist täiusliku Kristuse pruudi. Et Jumal läbi Jeesuse, siis Jeesus ise ostab endale pruudi või ostis endale pruudi. Ja need inimesed, kes on patused, saavad õigeks. Ja Jumal, kuigi see alguses see lugu tundub kole, siis ta oma ettehoolega hoolitseb selle eest, et nende elud oleks lõpuks nagu head või õnnistatud ja kannaks igavist perspektiivi. Seda, et meie, kes me usume Jeesusesse, saame olla Jumala lähedal, Jumala enda pruud selle koguduse näol ja kristlaste näol, siis see on nagu nii suur ja eriline asi, mille sisse vaadata, et Jeesus on seda kõike teinud ja kõike uueks loonud. Et meie ka, kui me teinekord tunneme, et me oleme patused, siis me tunneme seda täiesti õigesti, sest me olemegi seda. Aga me saame oma patud tuua Jumala ette ja paluda andeks need ja Jumal annab meile uue südame ja uue meele ja ostab meid enda pruudiks ja annab meile nii-öelda kas uue võimaluse või siis uue ihu või uue olemuse. Ja see uus olemus ongi see, et meie saame olla tema pruud, tema lunastatud, et Jeesus saab selleks täiuslikuks, heebreakeelne sõna on see kalel, täiuslikuks lunastajaks. Tema on see, kes maksab täishinna, ta ei jäta midagi maksmata, ta teeb seda täiuslikult, ta ostab meid välja ja siis ta annab meile Jumala tütre seisuse, nagu, või Jumala poja seisuse, tütre ja poja seisuse, tõstab meid sinna, kus me kunagi ei oleks pidanud olema ja kuhu me kuidagi ise ei oleks saanud. Ja ükskõik kui palju me oleks ise punninud, me ei oleks saanud nii nagu see teine lunastaja, ta võis olla nagu, see teine lunastaja võikski olla see nagu käsu võrdum selles kohas või toora või see käsuseaduse kaudu õigeks saamine, et sa nagu näed, et seal on nagu see teine lunastaja olemas küll. Sa mõnes mõttes nagu mõtled oma peas, et tegelikult ta võiks mind kuidagi saada ka lunastada. Äkki ma teen liiga piisavalt täid tegusi, ohverdan, olen, ma ei tea, tubli kristlane ja kuidagi, või mitte tubli kristlane, vaid tubli inimene, eks ju, ja kuidagi pürgin ennast läbi selle elu ja siis ühel hetkel ütlen Jumala ees, et näe, vaata, ma olen päris tubli, et kas ma saan. Siis tegelikult see lunastaja ütleb, et ei saa, ma ei taha sind. Ja see nii-öelda see nimetu lunastaja, keda me Ruti loos näeme, vaid siis tulebki see, kes päriselt lunastab, kes päriselt maksab päris hinna, sest päris hind on vaja maksta ja Jeesus on see lunastaja, kes maksis päris hinna. Ja mis me võiksime võtta selle Ruti raamatu kokkuvõtteks oma ellu, ongi see, et Jumal nagu reaalselt armastab oma lapsi ja hoolib nendest. Ta reaalselt nagu võtab katkised elud ja teeb nendest nagu terve asja nagu. Ta suudab raskuse, mis tundub väga võigas ja ebameeldiv ja nõme, ja muuta selle millekski, millel on väärtus ja millel on ilu. Et ta annab sellele raskusele ja piinale, mis meie elus teinekord võib olla, kõikidel pole olnud, paljud on noored, aga raskused, Jumal ei ütle, et raskus ei tule meie ellu, ta ütleb, et ta kannab meid läbi nendest raskustes, kui me hoiame temast kinni.
Ja see on meie lootus nagu, et Jumal reaalselt hoolitseb ka igasuguste nõmedate olukordade läbi, mis meie elus johtuvad, olgu siis kes iganes meie elus sureb, olgu see meie isa või keegi muu või mis iganes raskused meie eludes me igaüks teame, mis meie elus on. Siis kui me hoiame Jumalast kinni lõpuni, siis see on see tema nagu päriselt, ta õlma alla saab tulla, ta päriselt katab meid oma tiibadega, ta katab meid oma nii-öelda selle 6 õlmaga ja ta päriselt annab meile hingamise. Ta päriselt annab meile selle pruudiseisuse, selle ilu, kogu selle hingamise, mida me vajame, selle söögi, selle joogi, selle põllu, need järglased, kõik mis iganes me nagu piltlikult võiksime tahta või tunda või mõelda, siis Jumalas on kõik see ilu olemas ja ta on seda pakkumas oma lastele. Ma olen oma tütardele öelnud seda, et kui ma peaksin surema mingil põhjusel liiga vara ja teie olete väiksed, siis suurim asi, millest ma võiksin rõõmus olla, oleks see, et teie süda ei taganeks issandaks, vaid te hoiaksite oma südamt rohkem kui kõike muud issand järgi. Et see on nagu kõige suurem rõõm, mida isa saab tunda oma lastest, et nemad käivad issand järgi, olenemata sellest, kui raske su elu on. Ja meie ka, kes me veel ei tea, mis raskused meil ees ootavad, eks me elame täna ka äravõttel aegadel, me ei tea, kas tuleb sõda või ei tule sõda, kõik räägivad erinevaid jutte, või siis tulevad meie enda elus isiklikud raskused, mis kindlasti tulevad. Siis see asi, mis mina tahan täna teile öelda, on see, et vaadake issanda peale. Vaadake tema peale ja tema hoolitseb, ta viib päriselt lõpuni nagu oma töö. Ta, nii nagu Jumal sõna ütleb, et ta viib lõpuni selle alustatud töö ja ta ei jäta seda pooleli. See töö, Jeesus viib selle lõpuni, kui ta on seda alustanud meis. Ja ma usun täna teist, kes te vaatate issanda poole ja hüüate tema poole, et ta on alustanud teist seda head tööd. Ja selle kindlusega me saame minna läbi selle elu ja rohkem otsida, kuidas ma saan olla ja nii-öelda parem naine oma mehele või tubli armastav pruut. See ei tähenda seda, et ma selle pärast saaksin päästetud või mis muud, vaid see on see armastus minu lunastaja issanda vastu, miks ma tahan talle meeldida. Ja see võiks olla meie südames, et ma tahan oma issandale meeldida. Mitte sellepärast, et ta sellepärast siis mind lunastab või mind päästab ja pruudiks teeb, vaid sellepärast, et ma olen tema armastatu ja ma tahan talle meeldida. Ma armastan teda vastu ja ma päriselt tahan teda teenida ja see võiks olla meie see lootus ja mõte, et issand on meid lunastanud ja ühel päeval me saame ka minna tema isa ette ja näha teda silmast silma. Ja see saab vägev olema, see tõeline Kristuse pulm. Ja mõnes mõttes see pulmapidu seal Ruti raamatus ei ole ja meie ka ei ole seda pulmapidu nagu otseselt veel näinud, aga me näeme seda pea siis, kui me läheme issanda juurde. Ja siis see saab olema üks suur rõõm, kus me õdede ja vendadega saame tõdeda seda, et issand on teinud oma hea töö ja viinud selle lõpuni. Ja meil on päriselt nüüd igavene elu issandas ja see on rõõm ja see on ilu ja see on kõik need asjad, mida me iganes oskaksime tahta ja rohkem, kui me ei oska tahta. Ehk siis üle meie selle, mida me suudame täna mõelda. Issand on hea ja ta on meie suur kalel, meie lunastaja, meie vägev, suur, imeline ja imelisem puhas. Me paletame.